Ahoi sõbrad! Enne kui ma panen loosimise lukku ja loosiratta käima tõmban, jõuan ma ära käia potentsiaalsel objektil. Nimelt kirjutas mulle üks inimene suure murega, et tal on suht uus katus ja mingil põhjusel ta tellis selle tööle ekspertiisi ja ekspertiis tuvastas päris palju vigu. Kuna selle katuse tegija ei ole nõus oma kuludega siis seda või neid vigu nagu korda tegema, siis kogu see lugu on jõudnud tarbijakaitsesse ja minu teada vist isegi kohtuni välja. Et mulle teadaoleva info põhjal need katuse tegijad ei kavatsegi seda nagu korda teha, et nad olid kliendile siis siukse info edastanud, et nad võivad 3 kohtuastet läbi käia ja ajavad firma pankrotti, nii et ei mingit abi nende poolt igal juhul. Ja klient siis ütles, et kui see maja asub siukses väikses kohas, kus kõik tunnevad üksteist, siis ükski kohalik ehitaja ei ole nõus seda tööd ette võtma ja rääkimata nagu hinnapakkumise tegemisest. Et ma olen siis sinna poole teele. Kindlasti ma ei ole sellisel viisil meelestatud, et ma lähen sinna midagi maha tegema. Näpuga näitama, mis seal valesti on. Seda enam, et ekspertiis on juba olemas. Vaid lähengi seda vaatama siukse pilguga, nagu ma käin vaatamas ükskõik millist muud tööd. Et vaatan üle, teen mõõtmised, hiljem kalkuleerin ja teen omapoolse hinnapakkumise kliendile. Siis näha ole, kas see kõnetab teda või mitte, kas ma saan selle tööd ette võtta või mitte. Ja kui mul on see töö üle vaadatud, siis ma sõidan koju, panen loosimise lukku, kopeerin kõigi osalejate nimed loosirattasse ja paneme loosiratta käima. Eile ma sain endale uue Bassloadi naelapüstoli ja koju jõudes ma siis avastasin, et lisaks püstolile on seal karbis veel ka Bassloadi müts, Bassloadi torusall ja veel mõnda pisemat Bassloadi lauadega nänni. Ja ma mõtlesin, et kuna mulle endal piisavalt mütse ja salle, siis ma teen nendest asjadest teise loosimise nagu lohutus, auhinna loosimine. Loodetavasti on tal hea meel selle üle. Teie võiduvõimalused on just suuremaks läinud. Ja seda tahtsin ka veel öelda, et ma ei ole kliendi kes küsinud, kas ma üldse tohin filmida antud objekti, kui ma hetkel sõidan. Et kui te seda videot näete, siis suure tõenäosusega on ta mulle selle loa andnud. Võib-olla ma päris seda maja väljast ei hakka filmima, aga mõne nagu paparazzo kaadri ülesvõttena seal siiski võib-olla saan teha. Nii et käin, vaatan objekti üle, jõuan koju ja siis teeme loosimist. Jõudsin objektile kohale. Väga ilusas kohas. Ilus metsatee tõi mind siia objektini. Ilus mets on siin ka ümber. Objekt sai üle vaadatud, olukorraga nii pealiskaudselt tututud. Ja ütleks, et olukord on nutune, aga täiesti teostatav, et see nagu korda saada. Lühike lugu on siis siuke, et suht uus katus. Sellel on tehtud audit ja auditi põhjal siis tuleks terve katus lahti võtta, väga palju asju ümber teha, uuesti soojustada, õigesti soojustada. Omaniku vaatevinklist on see ikka väga nutune olukord, seda enam, et katuse tegijad siis nagu oma kuluga seda korda ei tee või ei tee üldse seda korda. Et omanik saadab mulle siis kõik vajaliku dokumentatsiooni, saan süveneda asjasse, teha omapoolne hinnapakkumine. Ma ei hakanud omaniku käest küsimegi, et kas ma tohin filmida või mõne pildi teha, et mõtlesin natuke selle asja üle, et enne ei tee ühtegi pilte ega fotod või mingit muud siukest erilist täpset infot, enne kui reaalselt tööks läheks. Ja hetkel sõidan koju, sest ootamas on loos. Kui ma koju jõuan, uksest sisse astun, teen arvuti lahti, panen loosi kinni ja loosiratta käima ning loosin 2 komplekti auhindu välja. Nii, enne kui ma hakkan nimesid kopeerima loosiratasse, näitan veel korra auhinnad. Esimene auhind, mida ma loosin välja, on siis talvehindad Merino villast Helly Hanseni müts ja torusall. Ja kuna ma sain eile Bassloadi püssiga kaasa veel ka natuke Bassloadi nänni, siis saab olema lohutusauhinnaks siis Bassloadi logoga müts, Bassloadi torusall ja paar Bassloadi logoga pliiatsid.
No nii, ja kätte on jõudnud tähetund, ehk siis keerutame loosiratast ja kõigepealt loosime siis auhinna number 1. Tülikindad Helly Hansoni müts ja torsall. Nii, ja palju õnne võitjale Irina Nogina. Nii, nüüd teeme lohutus auhinna loosimise. Paneme ratta käima. Ja lohutusauhinna võitja on Veljo Reede. Palju õnne! Nii, loosimine tehtud, auhinnad välja loositud, et mul oli siin loosirattas mõlemad, nii Facebooki kui ka TikToki loosist osavõtjad. Ehk siis see oli siis auhind number 1, mille võttis Irina. See oli auhind number 2, mille võttis Veljo. Mulle tundub, et need olid Facebooki loosist osavõtjad. Et kirjutage mulle palun siis minu Facebooki postkasti oma kontaktandmed ja kuidas ma saaksin teile need auhinnad kätte toimetada. Arvatavasti saadan siis postipaki automaati. Ja veel kord palju õnne!